Aivar Kuusmaa, eilne mäng Tartu Rocki ja Rapla Tüko vahel kippus nagu rohkem nagu 1. aprilli teemaliseks minema, et ristipidi väljaku ootas sind ees. Nojah, et nagu võistkonnal ma ei näinud nagu selles mingit süüd, et siin juhtus niisugune intsident, aga ma arvan, et kogu korvpallikarjääri jooksul on niisuguseid naljakaid juhtumeid ette tulnud küll, kus midagi kisub viltu. Räägi, kas meeskonna mängu ka niisugune asi mõjutab või on see täiesti selline teema, et läheb edasi? Noh, ma ei oska isegi täpselt öelda, kas ta mõjutab või mõjuta. Eks ta mingi jälje jättis mõlemale võistkonnale, ikkagi õigel ajal oldi saalis, mäng venis edasi. Õnneks mitte palju, et pool tundi. Samas mõlemad võistkonnad võrdsetes tingimustes, et ma arvan, resultaati ja mängupilti see ei mõjutanud. Mida sellise mängu kohta ütled, et veidi üllatav oli võib-olla see, et lauavõitluse me võitsime eile? Noh, ma võtaks nagu positiivselt kokku, et lauavõitluse võitsime, pallikaotusi tegime vähem, RS rohkem ja sellest olenevalt ka, ütleme, oli meil rünnakuid rohkem. Nüüd ainuke variant on see, või ainuke kehvem pool oli see, et me realiseerisime kehvemalt. Aga ma arvan, et võistkondade kvaliteedi vahe ongi see, et ühed mängivad tugevaid sarju ja peavad enesekindlamad olema. Meie nagu otsime oma enesekindlust ja eilne mäng näitas, et tagumine liin oli küll täitsa okei, et kui nuristas esimese liiniga. Siga eile mängis, et mis see Aivar oskad öelda Siga jala kohta, et täiejõugu ta vist veel mängida ei saanud? Jah, ega mullegi üllatus, et ta üldse mängis, et mina olin valmis, et ta ei mängi. Et üks päev enne mängu tuli õhtul trenni, tegi trenni kaasa küll, aga ma arvan, et see ei olnud täisjõuga mängimine. Andre ja Kristjan veel siiski veel peavad väikse pausi. Et Andre vist kahjuks ei saa väljakule enam sellel hooajal. No tõenäoliselt Andre ei tule see hooaeg väljakule, aga Kristjan on, ma arvan, kui mitte esmaspäeval, siis veerandfinaalides on ta jälle tagasi. Aivar, eilse mängu ajal juhtus ka üks intsident seoses Vinni Pantla stiilisega, et oskad seda kuidagi kommenteerida, et tänane ajakirjandus on sellest juba sõna võtnud, et kas sa nägid ise olukorda või millised on sinu arvamused asjast? No ma arvan, eks asjaosaline peaks ise andma aru, et miks ta nii tegi ja noh, ma olin täpselt selle joone peal, kus ma nägin kõike, ütleme, situatsiooni algust, keskpunkti ja lõppu siis, et selles mõttes nagu suhteliselt perifeerne nägemine on mul ja ütleme nii, et see intsident toimus. Aga siin hinnangut nagu ma arvan, et minul on nagu väga raske anda, et seda peavad andma asjaosalised. Arvat on, et on oodata ka siis Korvpalliliidu seisukohta selles asjas? Jah, et Tartu Ülikool korvpallivõistkond juba vist tegi oma kirja, et nüüd Korvpalliliit peab oma otsuse tegema, aga ma arvan, et Rapla võistkond keskendub homsele mängule ja ei keskendu sellele intsidentile enam. Täpselt nii, Aivar. Kohtumiseni homme Rapla saalis ja vastuseks Ito. Kohtumiseni. Aitäh!